E-miksolüüd ja helilaad on tuurhelilaad madala 7. astmega. Madal 7. aste E-miksolüüdias on D-noot ja see on ilusasti torupillil olemas. Torupilli sõrmilisel peame me mängima 2 poolikut sõrmeava. Üks noot on cis-noot, mida me juba teame tegelikult D-tuur heliskaala videost. Siin aga nüüd tuleb juurde gis-noot, mis asetseb esimese sõrme all ja kui me sulgeme just esimese sõrme all oleva sõrmeava poolikult. Teeme seda väikest liigutust harjutusega G, gis, A, gis, G. Ja mängi seda mõnda aega, et näpp harjuks libistama siis poolikut sõrmeava. Jälgi ka, et A-noodi ajal läheb väike sõrm ilusasti toeks. Nüüd, kui me mängime E-miksolüüdiat, siis me mängime fis, gis ja A. Ehk siis, kui me fissi ja gissi mängime, siis me peame avama 1,5 sõrmeava ja kui me läheme gissist fissi, siis me peame sulgema 1,5 sõrmeava. Seda liigutust esialgu on võõras võib-olla mängida, ja samamoodi see vajab natukene treenimist või harjutamist. E-miksolüüdiat mängides, kui me läheme järjest kõrgemale, siis mängime cis-nooti. Kui tunned, et siin enam mõtlema väga palju ei pea, siis ava burdoon. Nüüd pole muud kui E-miksolüüdia helirida mängida ülesse ja alla, gis-noot, cis-noot. Ja kui oled helirea, kõla ja mänguvõtted juba selgeks saanud, siis mängi selles laadis oma lugusid, improviseeri mõnule.